No tere jälle siis. Jätkame seda osa sealt, kus me eelmine kord, või noh, see ei ole seal, kus me eelmine kord pooli jäime, sest ega ma väga ei filminud seal neid käike, mis siis edasi sai, kui nüüd treila tuli. Nüüd ma räägin sellest ja mul on mingid pilte ja mingid videoklippe, mis ma seal tegin. Noh, väga, ainult sellest põhimõtteliselt, kui ma auto peale või noh, lükati, siis ma tegin pilti, kui tõmmati tegin peale. Põhimõtteliselt tuli treila, ma ütlesin, näed, kas saad mind sinna töökotta viia, mis Birgit oli välja leidnud, otsinud ennem juba ja siis ta ütles, et ei, põhimõtteliselt ei saa, et noh, ma ei saanud aru, ta midagi ütles, et noh, ei saa. Ja me sõitsime siis kontorisse, et ma kontoris pean maksma ja see oli mingi töökoda siis, kus me läksime. Et seal jah, ma ei tea, kui kaugel see oli, mingi nunnike sõitu äkki või midagi sellest kohast edasi. Ja kuna see kiirtee, siis seal kiirteele võib kutsuda ainult siis neid koostööpartnereid. Iga suvaline treila sinna sõita või. Loomulikult hind oli räige 5 sotti, et mind maha sealt saada. Ja loomulikult ma läksin ju kiirteele just siis, kui mootor tahtis kokku joosta. Enne ma ei sõitnud seal üldse põhimõtteliselt, et valisin selle kiirteed siis, kui saan aru, et mõtet on seal kõrval teedel sõita. Ja siis jõudsime sinna kontorisse, seal ma hakkasin oma asjad ära, samal ajal tuurisid igast töökodadest, kes meid vastu võiks võtta, et kes saab nagu üle vaadata, mis autol üldse viga on. Kedagi ei leitud, keegi ei taha teha, kõik, kes ei, ma ei tea, kas siin ei osata üldse teha siukseid asju või ma ei tea, mis tunne, siuke tunne jääb. Või siis on kõigil tõesti nii palju tööd. Seal töökojas, kus ma käisin, seal ma ei tea, miks seal siis ei tahetud vaadata, seal samas oligi see töökoda ja Citroeni mingi töökoda, võib-olla nad ei saa saksa tehnoloogiast aru siis, ma ei kujuta ette. Et noh, oleks võinud tõstukil ikka ajada või midagigi uurida. Ja siis jah, küsis, mis ma siis teha tahan. Ma ütlesin, mina ei tea. Pakkus mulle Mersu esindust välja, ütlesin, ei, sinna ma ei lähe. Mul nagu kus ma selle raha võtan, et mingi Mersu esinduses maksta asju vana panni eest. Seal kohalikus selles oli 78 € tund. Et siis ma ütlesin, et viska mind lihtsalt kuskile poeparklasse ära, et ma jään sinna siis ja seal mõtlen edasi, nagu kuidas saada. Ennem küsisin talt veel, et palju maksab Hispaania piiri äärde transport. Siit on 500 kilti piirini. Ja nad ütlesid, et see maksab 4 tonni. Ma ei tea, mis nali see nagu on 500 kildi eest. Okei, edasi-tagasi on 1000 kilti, aga ikka see ei ole reaalne hind. Ja siis oligi nii, sain poeparklasse. Ja esimene õhtu põhimõtteliselt läks nii, et otsisime siis mingi kohtasid, Birgit tegi enamus otsimist. Mingid pakkumisi ka sai, et 2 tonni eest tuuakse siis koju ära, tonn 700 sai pakkumine. Ja siis juba mõtlesime, väga hea, et okei, teeme ära siis. Ja siis tuli välja, et kes ei võtta koera, kes ei võtta üldse reisijaid, et kes võtabki lihtsalt ainult auto peale. Ja sellega oligi siis jälle õhtu nagu käes ja mõtlesime, et väga hea, nüüd ei saa seda ka. Uurisime veel kaubikuid, et äkki kaubikud saame kaubikut rentida Hispaaniast sõita, siia võtta kõik asjad bussist peale, hiljem mõelda siis, mida saab nagu teha. Aga siis ei anta ju, ei taheta väga lasta üle piiri kaubikutega, kellel pole kindlustusi siuksed ja kõik siuksed asjad. Ja jah, läks nagu keeruliseks. Teine eestlane, kellega me seal sõidame ringi, ta nagu oleks põhimõtteliselt olnud nõus sõitma värki, aga me ei leidnud kaubikut siis. Kahjuks. Igast plaani oli veel, mida teha, aga mitte ükski läbi ei läinud. Ja siis mul tuli siuke hea mõte, et läheks sõidaks kämpasse, mis on siis kilomeetri kaugusel, jumal ligidal, nii väike sõitva ei teha, ma oleks saanud veel sealt vahelt ka minna, ma ei oleks pidanud läbi küla sõitma, et õhtul mõtlesin, sõidan siis, kui ära kooleb seal kuskil vahel, siis pole hullu äkki, et linnas ei kooleks või külas, et oleks hea. Aga siin on väike klipp sellest, et mis siis, kuidas see sõit läks ka. Toodi mind siia keskuse parklasse kuskile, poe parklasse ja siis ma mõtlesin öösel sõita. Nendest autodest sai mööda, siis jooksis mootor kokku. Siin ta on, seal ma olen lükkan seda üksinda, sest keegi ei aita mind. Kõik, kes mööda sõidavad, ei jää seisma või kes jäävad, need on naised. Ja sinna kohta vaja lükata. See on päris raske. Aga
enam ei ole palju jäänud. Tsikkel tuleb äkki ta aitab mind. Ei tea, vaevalt. Põhimõtteliselt see mootorrattamees või kes iganes mõtlesin, et see oli Rollu poiss hoopis. Ja see jäi seisma ka ja ütlesin, et tule appi mulle. Ja et natuke on vaja lükata sinna kohta, näitasin, inglise keelt ei räägi, midagi aru ei saa, aru sai, et mul on vaja lükata. Siis ta või selle rolleri endal kuskile tee äärte. Siis ta jebib seal mingi 5-10 minutit, paneb on kiivri istme alla, lukustab ära selle, võtab sealt alt välja esirattal lukku, paneb esirattal lukku, kõik asjad paneb kinni. Ja ma ei tea, ta arvas, et ma hakkan seal röövima teda nüüd, et lükkame bussi, samal ajal mingid vennad hüppavad kuskilt nurga tagant välja, varastavad tal rolleri ära või ma ei kujuta ette, mis tal mõttes käis. Ja siis me lükkame ja ma mingi täiega lükkan seal ja vaatan kõrvale. See vend seisab põhimõtteliselt püsti, hoiab käsi kapoti peal ja kõnnib kaasa. Siis ma ütlesin merci ja mine sinna, et võid ära sõita. Mida kõnnib kaasa, mul ei ole mõtet, ma saan üksi kaugemal lükatud, kui mingi vend mul kõrval seal käsi hoiab peal lihtsalt. Ja siis oligi, lükkasin seda edasi üksinda, keegi seisma ei jää, kõik näevad, et ma lükkan, appi ei taheta tulla ja siis ma ikka vahepeal proovin ise peatada kedagi kinni ja peatasin seal siis mingi lõpuks viimase auto kinni, seal mingi mees oli, rääkis inglise keelt, sai aru ja ütles, et ai, lükkame, siis oli peaaegu ära lükatud, siis küsib, kas mul köit on küll ja tal oli kärukonks ja me tõmbasin viimase lõppu selle kõige raskema. Et lõpuks sai siis auto nagu paika tagasi, kus ma olin alguses ja magasin selle öö ära seal. Jumala kott pime seal põhimõtteliselt ainuke valgus, mis oli poeparklas, oli seal see Carrefouri tankla, mis valgustas natuke seda ala. Muidu oli täiesti kott pime. Pildi pealt ei tundus üldse nii pime, sest mobla valgus või teeb heledamaks seda. Ja jah, siis sai päev läbi ja ega ei olnudki, lahendust ei olnud esimeseks õhtuks. Järgmisel päeval hakkasime jälle kõik uurima siin asju, mida teha, kuhu minna, kõik värgid, siis ma vahepeal viskas juba koppa ette. Läksin jalutasin natuke linna peal ringi, läksin mingi lossihoovi juurde, kahjuks lossi sisse ei saanud, seal oli värav kinni, lossihooviga ei saanud, aga nägin mingit kindluse, mingit müüri või sissepääsu või ma ei tea, mingid tornid seal olid. Et linn on selles mõttes ilus, saab siin või küla, et saab siin hästi jalutada ja inimesed on suhteliselt sõbralikud tegelikult. Et Holden leidis juba sõbra endale teise labradori ühest hoovist, mingi naine seal tuli jutustama, näitas, näed, all ka labrador, andis koera küpsisid neile ja ütles, et kui midagi vaja on, siis tule küsi ja siuke hästi sõbralik tädi oli. Ja mis seal ikka, siis läksime edasi ja Birgit kirjutas eestlased Hispaaniasse gruppi ja siis sealt hakkas abi tulema. Et sealt sai ikka korralikult kohe, ikka päris palju kirjutas, et võib aidata, siis ma helistasin, osad hakkasid küll kahjuks liikuma hiljem mingi esmaspäeval ja praegu siis oli kolmapäev, praegu on neljapäev tegelikult, et niimoodi, et ei saa nagu kohe tulla. Üks oleks laupäeval jõudnud siia kanti rekkaga, kes oleks siis suure aagisega järel olnud, ütles, et võib aagise kuskil parklas visata ja sõita siis mulle ükskõik kuhu järgi ja rekkaga, et rekkas leppi ja pärast tõmbab rekkaga mind sinna aagisele peale. Niimoodi muru sain ja siis oleks 1000 eurost oleks Bilbaosse saanud. Et tal oli see jäi nagu tee peale, aga sealt edasi siis oleks mingi lisaraha tulnud. Ja ma ei tea, palju see on. Algul oli jutt, et ongi mingi 2 tonni, et üldse vedu nagu koju. Aga siis ma ei tea, jälle leidis palju. Ja siis pärast seda läkski korralikult asi käima, sai siin Danieliga Los Alcazares Kaarende Caravan Repairist suhtlema hakatud. Ta pakkus võimalusi välja ja üks võimalus, mis siis jäi, ongi nüüd see lõplik põhimõtteliselt, mis siis ta on Lõuna-Hispaanias, tal on seal enda ettevõte, teebki karavanne ja autosid remondib ja müüb ja möllab seal hullult. Ja plaan on siuke siis, et ta tuleb järgi siin, ta saatis endal töölise järgi siia siukse Volkswagen Caddy Maxiga, tal kaubikut polnud, aga selle viskame nüüd nii rämedalt täis, kui saab, nad võtsid istmed kõik välja, ainult esiistmed on ja siis Holdeni mahutame ka sinna kuidagi ära, tal väga mugav see sõit ei ole, aga küll ta kannatab selle otsa ära, et mis seal muud üle jääb, et ei ole midagi teha, et pärast seda on rahu majas ja korras. Aga ennem kui selle diili juurde jõuab, mis meil siin on, siis lõpuks
siis ma räägin, mis siin veel vahepeal juhtus, et ma olen praegu nagu aru saada on, ma olen siin kämpa alal, aga see ei läinud nii kergelt see saamine. Selles mõttes, et kui meil see diil oli koos, siis ega mina tahtsin ikkagi sealt ära saada, sest ma teadsin, et mõne päeva ma pean ikka siin veetma veel ja ma ei viitsi seal poe parklas passida. Et seal ei ole nagu mugav ja seal poes ei ole WC-d ja ma ei saa pesta kuskil ja kõik siuksed asjad. Ja läkski nii, et istusin seal parklas, mõtlen elu järgi plaani, kuidas saada siis siia karavani parklasse või siia kämpasse, sest et auto enam üldse ei sõida, mootor on kinni, täiesti kotis, surnud, starter teeb ainult kleks ja kõik, rohkem midagi. Ja istun ja mõtlen, räägin telefoniga, ajasin veel natuke samal ajal tegelikult asju ka seal, et veel mingite inimestega, kes pakkusid end välja ja siis vaatan üks hetk, tekkis mulle auto kõrvale mingid inimesed, passisid sisse hullult, terve pere, lapsed tagant, naine kõrvalt, mees vaatas natuke viltu, ta vaatas kuskile poodi ja siis ma ei saanudki aru, kas nad vaatavad mind. Terve pere vaatas mind, aga juht vaatas kuskile taevasse ja ma ei saanud täpselt aru, mis toimub. Ja ma rääkisin telefoniga, ma ei lasknud end segada nagu sellest. Ja mõne hetke pärast oli politsei mul selja taga autoga. Tulid koputasid uksele, ma hüppasin välja, küsisin, mis teeb. Ma ütlesin, auto surnud, täiesti läbi, midagi ei liigu, kõik. Ja andsin dokumendid, autodokumendid, vaatasid üle, ütlesid kõik korras. Siis ma ütlesin, et ideaalis tahaks kämpasse saada, aga ma ei tea, kuidas saada, et mul auto ei liigu, kas nad teavad nagu kedagi, kes saaks kas või mul on köis olemas, et tõmmata. Andsid selle sama ettevõtte numbri, kes mind tassis siia treilaga, ütles, et ei tea palju maksta või võib-olla 100 euri. 100 euri 1 kilomeetri eest. Ma ei ole siuke rahamees, et maksta. Ma lihtsalt ei. Ja ma ei tea ka, aga oligi niimoodi lõpuks, et ma mõtlesin, ma tulen ennem siia kämpaplatsi, küsin ära palju, kas ma võin üldse lohistada auto niimoodi siia, et ta ei liigu ja värki. Ja ütles, et läksin sinna kõrval kämpasse, mis ei ole tegelikult kämpa, aga sinna ma läksin, istusin seal, kell 3:45 jõudsin, 4 sai siesta läbi, 3:45 istusin või kauem. Kedagi ei tule, telefoninumbrid ei vasta 3 numbrile, helistasin off-season numbrile, siis hooaja numbrile ja mis seal ukse peal oli, mitte keegi vastu ei võtta, üks ei töötanud isegi või 2. Tegelikult mitte ükski ei töötanud, kõik olid mingid imelikud automaatvastajad. Ja siis vaatan sealt, käin ümber maja, vaatan, okei, teisel pool aeda on veel mingi koht. Läbi aia ei saanud, siis kõndisin edasi, vaatasin, siin on see kämpa hoopis, kus ma oleks pidanud tulema. Siin oli mees kohal, niitis muru, sõitis sinna, inglise keelt ei räägi, näitasin teksti ära, ütles jah, kui raha saab, siis ikka saab. Ma ütlesin, et ma lähen nüüd otsin inimese, kes mu siia tassib köiega. Läksin jalutasin tagasi, Holden jälle väsinud, pikali, ta saab nii palju jalutada siin kogu aeg, et ta lihtsalt lebotab autos enamus aega. Ja siis oligi, jõudsin tagasi parklasse ja hakkasin autosid otsima. Vaatasin, kes sõidab. Mul auto pargin niimoodi, et ma näen kohe, kui keegi must mööda parklas sõidab, et siis ma tean, kellel on kärukonks ja kellel kärukonks ei ole. Läks mööda, just tankis üks mingi vana Nissan. Ma ei mäleta, mis Nissan, see oli minust Nissan. Ja vaatasin, just tankis ära, hakkas juba sõitma, ma jooksin ruttu selle juurde, näitasin teksti. Ta ütleb, ei saa. Mõtlesin täpselt siuke mingi metsaauto, ideaalne. Eestis 4x4 vennad käivad talvel nii sama oma lõpuks inimesi välja tõmbamas. Ma arvan, Eestis ükskõik kui mingi maasturi venna juurde tuleb mingi tüüp jutuga, et näed, mul on ise köis olemas. Kõigil maasturi vend on nagu ise olemas. Aita mul vedada autot 5 minutit, 1 kilomeeter eemale. Kõik on ülisillas, iga teine maasturi vend on kohe mingi davai teeme ära lihtsalt, et sul on konks ja sa saad vedada, sul ei ole mingi probleem see vedada nagu. Siin siis see ütles ei, siis vaatasin, vana patrol konksuga, miks mitte, loomulikult, lähme, teeme ära, lähen küsin, vaatab teksti, ütleb ei, kohe nagu konkreetne ei, nagu 1 kilomeeter ei suuda. Pathfinder, jälle siuke auto, mis võiks nagu vedada, konks olemas, see ei saa. Sõida autost ma ikka piinamagi, sest kui, mina jõuan lükata 3,5 tonni, aga need väiksed punnid ei jõua tõmmata seda, et Eesti mees on built different, nagu mis ma ikka oskan selle peale öelda, et need Prantsuse autod, need murdud pooleks. Aga igatahes, Motoraiko tegi hea nalja ka, et miks need Nissani mehed ei tõmba, siis neil raamid lähevad pooleks. Et see on täiesti tõsi, et väike kõnks on ja siis on 2 juppi autost järgi. Ja siis
tuli üks X5 E53 parklasse konksuga. Vaatasin, mees võtab käru, läheb poodi shoppama, teadsin, et tuleb tagasi, siis mul on aega, et ma näen, kui ta tuleb ja hakkab asju pakkima kärust sinna. Siis nad ostavad siin suht palju korraga ja tegin nalja ka juba seal sellele Hispaania eestlasele, et kuule, et näed X5, mul oli ka E53, et äkki see vend tahab jõudu näidata, siuke naljaga, et noh, ilmselgelt ei, on ju, kui korralikud õiged 4x4 mehed, mitte parketikad, ütlevad ei, siis X5 on vaevalt. Lähen vanamehe juurde, ütlen, näed, näitan teksti, 1 kilomeeter, rääkis inglise keelt isegi natukene, ütles no problem, let's go ja vedas mind siia ära. Mitte mingi probleem, algul läksin valesse kohta ka veel, polnud probleemi, pöörasime ümber ja tõi mind siia ära. Noh, oligi 100 meetrit edasi vaja sõita, see vale koht, kuhu ma isegi algul läksin. Ja mõtlesin, mul oli ainult süllis 20 €, hakkasin seda talle viskama, ei tahtnud seda saada. Õnneks mul oli mingid õlut ja Eestist kaasa ostetud siin Hispaanias, et naabritele anda ja teistele ja siidreid, et las proovid siis Eesti siidrit versus Hispaania, nii et täiesti teine maailm. Siis ma andsin sellele vanamehele, ülirahul oli, et noh, sai siis siukse asja. Ma arvan, võib-olla oligi parem kui raha. Mina võtaks raha, tegelikult ei võtaks. Et siuke võõramaa jooke, mida võib-olla arvatavasti kunagi pole saanud ja sa ei tea, kus Eesti ongi. Et noh, siukseid jooke ikka ja majusid proovida näiteks. Aga siis ma sain jah siia, sain sinna, seal on tõkkepuu, ma viitsin praegu ligemale kõndida. Sinna, kus see tõkkepuu on, seal on mägi ja siis mäest siia, kuskile peaaegu sõitis ära, aga siis noh, või veeres ja siis viimase lõppu lükkasin ise paika jälle, nagu ikka siin tegema peab. Et jah, ja jõudsin kohale. Ja 30 € 3 ööd, jumala odav, elektrit kahjuks ei saanud, siis siin on need mitte päris jõupistikud, aga neist mingid väiksemad, ma ei tea, mis need on, ka mingid siuksed karavani pistikud äkki, mis mulle ei sobi. Et elektrit pole, aga mul auto aku veel on ja ma saan auto mobla laadida, mul on akupank täis laetud, kõik need töötavad. Ja praegune jõuame siis selle diili juurde, et noh, ma jõudsin siia nüüd autoga. Politsei ütles, et tegelikult ma võin parklasse lööbida ja kõike, lihtsalt nad tulidki kontrollima, mis seal üldse, mis ma teen selle niimoodi, et keegi oli helistanud. Et mingit probleemi pole ja kõik on korras ja köie otsas võib vedada, igaks küsin siin üle ja kõik on idekas. Lihtsalt ma ise tahtsin ka minema saada sealt. Vot, aga diil praegu on selline, mulle tullakse selle Volkswagen Caddy Maxiga järgi, millel istmed kõik seest välja visatud, selle pistame nii täis, kui üldse annab pista. Ja siis tuleb, otsib Daniel siit endale treila kuskilt Hispaaniast ja laseb siis sellele siia järgi tulla, kui ma saan seda siia jätta. Ja ma annan auto talle, et las ta võtab selle endale, sest et selle taastamine või kord tegema lihtsalt nii räme raha. Kui ma saan, ütleme heal juhul 500 saan koju maja ette selle auto, siis ma vaatasin kiirelt vallapopis on 3–4 tonni jäid mootori hinnad ilma. Et mulle siin juba üks eestlane ütles, et noh, ta 2 sotiga transpordiks Eestist mootori mulle kas või siia Prantsusmaale nädala või kiiremini, aga mis Eestis, ma ei tea, mis Eesti hinnad on. Ma arvan, et no 5 sotiga vist ei saa. Saaks 500 koos saatmisega oleks noh idekas. Siis on mul 3 tonni läinud juba. Okei, noh, kui siin korda tehakse, siin on, ma ei tea, kaua see mootori vahetusaega võtab. Kas sa tõstad selle ülalt välja või ma ei tea, kuidas siin see tuleb. Et noh, see on mingi korralik töö. 78 € tund oli seal ühes kohas. Kes seda teeb üldse, seda ma ei tea. Siin on üks töökoda, käisin uurimas. Et vaata lihtsalt auto üle, see laiutas käsi, tegi suured silmad, ütles, mis asja, autot ma ei tee. Ja ütles, sain aru, et vist kuskil ta ei tea isegi piirkonnas, kes võiks teha, ma ei tea, väga imelik. Et noh, ütleme, et ma transpordin selle Hispaaniasse, 500 heal juhul, mootor heal juhul, 500 koos transaga sinna või vallapopist 3–4 tonni. Siis on mul läinud 3 tonni juba ära, pluss, kus ma vahetan seda? Ma ise ei vaheta seda, sest mul ei ole kuskil kohta, ma ei hakka tänava ääres seda tegema. Viin töökotta. Mul on 3 kuud olnud töökojas 1 ratta jagu liivapritsimises asju. Nüüd juba võib-olla 4 kuud vist saab kohe täis. Ja. Kaua siis mootori vahetusaeg võtab, mis raha see läheb sinna? Et noh, võib-olla on mõttekam see maha kanda ja lasta tal see korda teha ja ise rahaks see teha. Et tal on nagu võimalused, töökojad, töömehed, tööriistad, kõik vajalik olemas, tõstukid.
las ta teeb ära, mina saan nii-öelda tasuta minema siit lõpuks koju ja sellega on korras ja kõik ülejäänud, mis põhimõtteliselt ongi, mis jääb autosse, siis see läheb siis tema juurde praegu. Ta ütles, ta võib seda endal garaažis hoida, tal on räigelt ruumi seal või siis ta saadab selle mulle järgi hiljem, aga siis et ma maksan selle saatmiskulud, et siis oleks nagu aus niimoodi teha. Vot, ja siis ma peangi nüüd uurima, kas ma saan siia jätta, et isegi kui ma saaks 10 eurot päev maksta selle eest, et ta seisaks kuskilt seal, seal on siuke plats, seal vist ei pargita, seal on prügikastid ja asjad, et sinna panna see parkima ja seisma ja ootama treilat, siis nagu idekas, sealt saab hästi peale ja värki, võtmed siia, et maksaks mingi 2 nädala asju ära, et ta ei ole leidnud ka kedagi, kes veel tooks normaalse hinnaga, et hinnad on kallid. Ja siis eks mingi aeg, kui nüüd kuskilt raha tekib, siis peab mingi kohaliku auto võtma. Tema võtab selle Hispaanias arvele ja müüb Hispaania numbritega siis maha ka, et siis saan ma sellest oma nimelt lahti kõik need asjad ja kõik on hea, et selles mõttes nii-öelda minu jaoks murevaba ja mul jääb mitu tonni raha nii-öelda taskusse, aga samas oleks vaja uut autot. Et nagunii see, kui ma selle viiks Hispaaniasse, ta ei sõida mul ju ja meil on siin autot ikka vaja, siis ma ostan endale auto ja mul see seisab ikka seal ja mul ei ole raha, et seda remontida ja siis ta mädaneb. Ja ma ei saa seda jupitada, sest mida ma jupitan kuskil selili mulla sees ja siis auto ei liigu üldse ja mul on ikka see oma nimel ja ikka nagu see on kogu aeg mul nagu raskus õlul, et mõttetu, et praegu läheb nii ja paremat lahendust pole, et ma ei näe mõtet millegi muuga, kuidagi muud moodi seda teha. Et number on küljes, magnet hoiab, keda huvitab. Pole autot pesnud, pole midagi teinud. Täiesti püsib. Magnet, endiselt magnet. Siin on isegi näha, et magneti need. Võtan ära ka muidu äkki usu. Opa! Ikka veel küljes. Nagu naksti. Padukad kõike saanud, tuult kõike. Vot nii, ja nüüd ei olegi rohkem midagi, kui täna õhtul vist kell 8 aeg, mingi aeg jõuab ta siia autoga, tal see töömees. Ja siis hakkame vaatama, hakkame asju ümber tõstma ja majandama. Et ega ma siin, ma arvan, et rohkem ma ei filmi ennem, kui me nüüd kodus oleme ja asjad tehtud on, sest et siis võtab selle kokku ja vaatab, mis üldse kaasa autost, bussist sai. Et buss on ju korralikult täis, aga mul see pakkimine ei ole siin ka kõige paremini tehtud, siin on kõvasti veel ruumi üle, kuhu midagi panna. Kahjuks vist madratsit ei saa. Madrat enam ära ei mahu, selle võiks saada ja mandus põhme madrat, mille peal magada. Aga nii on, praegu on hästi räigelt pikk jutt tuli siin, aga see oli story time, igast jutt ei kindlasti rääkimata. Siin on mingi pitsa automaat, kus saad pitsat ekraanilt valida ja 30 sekundiga vist, kui ma õigesti aru sain, saad külmutatud pitsa kätte ja 3 minutiga saad soojendatud, sooja pitsa. Ja 12 euri oli minu meelest külm pitsa, 13 euri soe pitsa. Ma ei tea, kas ma tahan seda proovida või mitte, et äkki see on lihtsalt külmutatud pitsa, mis on soojaks lastud. Ja siis äkki see ei ole 13 euri väärt. Vot, aga jah, praegu on mul siin, saan ma siin pesus käia, eile käisin pesus, soe vesi, WC-d on siin, kõik on olemas. Jah, võib rahule jääda, ma annan Prantsusmaale mõned plusspunktid ka, sest et inimesed siin väikses külas on küll olnud tegelikult suhteliselt sõbralikud, et ei ole mitte midagi halba praegu öelda, et väga hästi on läinud ja saab siin asjadega hakkama, kui Moblas on Translate olemas ja siis näitad lihtsalt kõigile telefoni, et saab asjad tehtud. Vot, aga praegu on hästi ja vaatame, mida ma järgmisena üldse filmin siin. Ma ei olegi enam siin see ainuke liid, sest mul on siin sõbrad ka kõrval tulnud, prantslased, vanainimesed. Aga ma käisin nüüd uurimas, kas ma saan siia ette 8 nädalaks autot ja maksta 2 nädalat siis ette ära seda raha. Aga see, kes siin töötab või kes siin receptionis on ja teeb siin muruniidab ja asju ja tööd teeb, tema ei osanud öelda. Ütles, et homme vist, kui ma õigesti aru sain, homme kell 9 hommikul tuleb siis mingi tüüp siia, kellega ma saan rääkida ja uurida neid asju. Ja siis, mis veel, 2 tunni pärast on siis see eestlane kohal, kes sealt see Danieli Los Alcanzares Karen Caravan repair vist oli. Sealt tema üks tuleb sealt
on kohal siin varsti, nii et me täna kahjuks liikuma siis ei saa, aga äkki saab hakata juba vaikselt asju ümber tõstma ja siukest asja peal ikka aega raiskama. Kui siia sisse saab, kui ta jõuab pärast 8, siis ma ei tea, kuidas me siia sisse saame. Et vaatame seda värki, seda mõtleb siis. Ja mis veel? Siis ma tahan tänada veel seda teist hispaanlast või eestlast, kes seal meil põhjas on, kellega ma tsikliga sõitmas käin ja värki. Et aitäh talle, et ta on alati olnud praegu siin valmis kohe tulema, kui ma oleks leidnud rendibussi, oleks ta rendikaga tulnud. Ja nüüd ta tegi enda auto ka mõned tööd ära, et nüüd ta oleks sellega kohe valmis olla tulnud. Või valmis, ma ei oska öelda, valmis tulema siia. Ja mis veel? Ja kõiki teisi ka. Osad ei taha, et ma neid nimeliselt ja niimoodi ära märgiksin. Aga jah, kõige suurem abi tuligi lõpuks siis eestlased Hispaanias Facebooki grupist. Sealt tuli siis treilamehi ja teenusepakkujaid ja kõiki, kes aitasid. Ja siis osad saatsid seda kuulutust edasi veel teistele, kes võtsid siis muga ühendust ja kõik niimoodi. Et jah, et päris hea, et just eestlastelt sai seal läbi, kuna me ei mõelnud algul üldse selle peale, et äkki küsida niimoodi, sest kõik enamus eestlased ikkagi sõidavad, need treilad ja asjad sõidavad alla lõunasse ja kõik elavad seal all lõunas. Aga lõpuks saime ikkagi lõunast abi ka. Et tundub, et probleem niimoodi. Ikka alati tasub küsida ja saab abi, et me otsisime kohe hispaanlasi ikkagi otse, et kes treilaga viiks ära ja siukseid lahendusi. Aga ma arvan, praegune lahendus on kõige kergem rahalises mõttes. Et jah, aga praegu on hästi, eks ma ootan ära, kui ta siia jõuab ja siis ma hakkan mõtlema, mis plaanid meil üldse siin on ja kuidas ja mis me teeme. Et teoorias on tegelikult siin kõrval mingid toad, kus saab siis kaardiga maksta või online'is bookida ja siis saab sealt või selle koodi ja saad selle võtmekarbi lahti teha, saad oma tuppa. Et siuke lahendus on alati olemas, kui nüüd siia sisse ei saa kuidagi. Aga me mõtleme siis, kui ta kohal on ja vaatame ja mõtleme ja teeme asju ja äkki ei tea, vaatame siis. Ja olemegi kodus tagasi, ma olen siin juba mingi nädalake olnud või nii, et järgmine päev siis põhimõtteliselt, mis meil seal sai? Siis, kui ta jõudis õhtul kämpaplatsile, siis oli juba kell 8 läbi, siis ei saanud sisse. Varasemalt käisin uurimas, kas saab kuidagi selle tõkkepuu lahti. Ütles, et ei saa, kui kell 8 läbi on, siis enam sisse ei saa. Nii et me hakkasime järgmisel päeval siis põhimõtteliselt tegelema, et järgmine hommik oli see tüüp kohal kell 9, kellelt ma sain küsida, kas ma võin auto sinna jätta nii kaua, kui treila tuleb. Ta ütles, et jah, võib küll, et maksab raha lihtsalt. Ma ei saanud aru, palju maksab, ma ütlesin, et ma tahan 2 nädalat enam-vähem hoida igaks juhuks, et kuigi järgmine nädal võiks tulla siis kindluse mõttes maksab 2 nädalat ette ära. Siis ta näitas mulle midagi seal, et garaaž on 4 euri. Ma ütlesin, okei, ma näitasin kaarti, ütlesin, et kaartiga ei saa, siis ma ei teadnud, võtsin selle 20 euri sulasvälja, mis mul oli, ütles, sellest on küll. Ja jäi sinna, võtmeid jätsin selle tüübi kätte, sinna receptionisse ja lükkasime bussi siis sinna natuke eemale puude vahel ära, kus siis sai ta oodata. Et tundub, et 20 eurtsi oli piisav. Ma eeldasin, et äkki ongi mingi 10 eurot päev või midagi sellist. 20 euroga 2 nädalat, ideaalne. Ja jah, me pakkisime nii palju asju, kui sai, läks siis sinna kädisse ära. Ega ma seal midagi väga ei filminud. Mul on lihtsalt see, kus mul asjad on kõik nüüd auto kõrval, et ma juba hommikul ärkasin mingi kell 7 üles, et siis hakata juba asju välja tõstma ja lammutama seal ja et saaks niimoodi, et ma enam-vähem vaatan mingid asjad ära, mis võiks kaasa võtta, aga sellest ei tulnud midagi välja. Lõpuks oli ikka see, et mingid asjad panime autos, siis vaatame, nüüd on mingid asjad veel bussis, mida tahaks kaasa võtta. Et seal läks ikka, ma arvan, et mingi kell 11 või 12 saime alles liikuma. Et mingi 2-3 tundi pakkisime seal veel neid asju kädisse. Ja mis veel? Siis, ega siis ei olnudki, siis me hakkasime põhimõtteliselt sõitma ja sõit oli järjest. Holden oli mul terve aeg jalge ees, tal oli seal ikka jube kitsas, aga lõpuks leidis ka endale sinna kohad, poosid, mis asendis ta seal mõnusalt olla saab. Ja 8-9 tundi vist oli kokku, mis sõitsime. Jõudsime äkki siia koju siis 9:30 umbes. Ja siis läks kõvaks lahti pakkimiseks, aga oligi niimoodi, et
kõik asjad, mis jõudsime, tassisime garaaži või noh, panime garaaži või siis siia kohe auto kõrvale maha, et võimalikult ruttu auto tühjaks saaks ja ta saaks ära sõita, sest tal oli lõunast veel edasi sõit. Et ta noh, mingi aja sõitis, siis öösel vist, nagu ma aru sain, kuskil magas ja sõitis jälle edasi. Et jah, ja noh, aitas mul tõstukis ja sisse tõssida ja siis ega siis ei olnudki, praegu ongi noh, siin sihuke seapesa. Siin seda ratast pole keegi näinud. See on mul ammu juba olemas, sellest tulevad videod nüüd varsti. Hakkavad tulema pärast seda videot. Et siin on tõstukid asjad, siin on no, kõvasti on rohkem nüüd ruumi kui ennem oli. Et ma olen siin natuke juba majandanud. Naabrid andsid lastele terve suure mänguasja kasti. Loomulikult on see mänguasju räigelt täis. BMW said nad siin vahepeal ja noh, siuksed huvitavad asjad. Ja siis sinna lõppu ma tegin mingi suvalise laua, et asjad peale panna. Sinna tahakski tegelikult töölaua teha, aga seda vaatab jooksvalt millal ja kuidas. Siis ma hakkasin põrandat siin niimoodi tasandama, et ma saaks enam-vähem sirgeks selle siit ja saaks siia asjad siis tõstuki sinna panna sirgele pinnale. Et seda paneme ukse kinni, et seda vaatame jooksvalt. Diivan sai ka välja tõstetud. Diivani peal saame nüüd väljas istuda, nagu õiged hispaanlased. Ja jah, siin on siis siuke seapesa praegu siin nagu räigelt igal pool asju. Kõik kohad on seal asju täis, seal, jubedalt. Et siuke kolimine siin, ehitamine käib. Et see, ma ei saa kuidagi sinna vist näitama minna. Siin ei saa kuskil käia, siin kõik asjad kohe, kui vastu minna, kohe lendavad. Et põhimõtteliselt jah, siin on siis praegu ongi siuke lauake suvaline tehtud, mis ma hoidsin selle plaadi veel kaasa garaažis või sealt bussist, mis ma ostsin. Et siin on igasugused tööriistad ja värgid. Ja siin siis käib kõva lammutamine, sest noh, enamus põrandat on jumal pehme ja siis on mingid kohad, kus siin on mingi räigelt kõva kivi, mida üldse ei anna nagu lõhkuda. Aga küll saab hakkama. Ja jah, siin on siuke huvitav seis siis praegu. Sellega ma siin vaikselt tegelen. Ja praegu ongi siis plaan, või noh, mis plaan? Buss on praeguseks juba siis lõunas Hispaaniasse jõudnud, mootor maas, põhi alt, saaled ringi käinud, mille pärast ei tea. Ta ütles ka, et tundub, et võib-olla on seal kunagi midagi mootoriga tehtud, et saalasid tehtud või siis on valesti nad tagasi pandud, ma ei tea. Et talle tundus siuke imelik ja igatahes nüüd ongi nad vist kontrollijad võtavad vända maha ja vaatavad, mis seisus see on, et kas kannatab niisama päästa ja kas plokk on veel okei või siis läheb uus mootor vahele, et siuksed plaanid hetkel. Ja siis mina sain juba sealt Danielilt seal Los Alcazares Car & Caravan repeerist tema kaudu. Saan ülirõved auto, aga mul ei ole vaja head ja ilusat praegu, mul on vaja sõitvat. Et Nissan Almera Dino 2004 aasta, vaadake, millised need Dinod on. Need on nad on siuksed, luukpära, natuke maht universaal, siuke vahepealne. Hästi rõve ja kole, aga kliima töötav automaatkast ja 1.8 bensiin. 220 või midagi 200 läbisõit, et neil lähevad ketid 150 pealt, siis nad ei lähe enam hästi käima. Ta läheb normaalselt käima ja siuksed asjad, uued rehvid sai, tegi hooldus ära, õlivahetus, ülevaatuse tegi just peale, et kõik siuksed asjad nüüd on nagu jah, nüüd on hea, et saab selle, ma ostan talt ära ja siis ongi nüüd plaan mingi aeg, kui rahaasjad paranevad, siis ma lendan sinna, et lähen lennukiga siit samast siis Asturiase lennujaamast alla Alicantesse ja siis ma arvan, et ta äkki võtab mind peale ja siis sõidame auto juurde. Võtan auto, ta pakib Mersus kõik asjad sinna Nissanisse ära ja siis saab tagasi sõita. Et praegu on siuke plaan, aga jah, raha läheb rämedalt ja raha on täiesti nullis. Pole ime ka, kui niimoodi, kui siuksed huvitavad asjad juhtuvad. Aga mis sa teed? Et ikka juhtub ja jah, eks vaata, mis saab. Aga praegu ongi jah, niimoodi, et ma ei julge ka kuskil koha pealt kohalikult autot väga osta, et ma tean, et ma saan talt siukse normaalse asja. Ta ütles ka, et kui ma sinna jõuan, võib tõstukile ajada, tal on arvuti, võib arvuti järgi lüüa, kõik asjad üle vaadata ja et kõik on korras, et selles mõttes on hea, et saab
enam-vähem siukse asja, et kus teab, mis viga on ja või siis mis tehtud on. Et ma arvan, see on hea diil. Selles mõttes, et ma saan auto ja ma saan sealt tagasi sõita ja ma saan kõik oma asjad kaasa võtta. Ja tegelikult oleks mootor ka, sellele oleks seal samas Alicante kohal on mootor, äkki ma võtan selle mootori sealt, aga see on jälle, ma pean ootama, raha asju vaatama, tsikleid võiks saada Eestis müüa, et natukene oleks mõnusam seis, et siis saaks selle DR-i ka korda teha ja saaks selle kokku ja müüki sõita siin, sellega tahaks ka sõitma minna, siis natuke parem, kui mul selle CBR-iga siin sõita on maastikul, et noh, küll näete, kus ja kuidas sellega sõita saab CBR-iga. Need videod tulevad siin varsti. Neid on, mul on valmis juba kõik, aga jah, lihtsalt ei ole jõudnud neid avalikustada, sest et teisi asju on nii palju. Aga praegu on jah plaanid sellised, et ega midagi rohkem väga ei olegi. Bussiga on sellised lood, auto mingisuguse saab ja korras, rohkem ei ole midagi. Võt, jälle, see tuleb jälle, no ikka megapikk, lihtsalt mingi jutustamisvideo. Aga niisugused on töökoda asju täis, siin tahaks nüüd asjad korda saada, sinna tõstuki saada, tõstukile rattaga sisse ja siis sinna tõstukile sõita. Siit tahaks, ongi see osa siis siledaks ajada, noh täiesti loodi seal, et kui tõstuk seal on, siis ei kuku sealt asjad maha ja või noh, siis ei kuku ratas koos tõstukiga külili. Aga noh, siin läheb aega. Selles mõttes mul ei ole praegu millega materjali tuua, mul ei ole autot ja aga õnneks noh, mul on mingid brussid on olemas. Võib-olla saab kuidagi OSP tuua, ma ei tea, peab mõtlema. Et siuksed plaanid on. Või noh, plaan ei ole, aga lihtsalt midagi siin teha. Praegu lihtsalt seisud õigemini on sellised, et mis siin kõik nüüd toimub. Võt, ma ei oska rohkem midagi aurata, midagi jääb rääkimata, aga pole tähtis selles mõttes, et midagi tähtsat arutasid nagu nii ei ole. Vot nii, aga praegu on asjad nii ja vaatame, kuidas siin asjad üldse edasi lähevad. Et mis ja kuidas saab. Võt, ühe asja ütlen siia lõppu ära, kes üldse nii kaugele jõuab. Et võib-olla ma mingi hetk üldse tulevad need CBR-i videod ära, siis võib-olla ma üldse jätan pooleli asja praegu filmimise, sest et no see võtab aega ja ma teen nagunii neid videosid oma nii kergelt kui võimalik, ehk nad on suhteliselt igavad, need ei paku nagu väga pinget ja selles mõttes, et inimesed väsivad ära ühest samast videost vaatamist kogu aeg, nagu ma teen neid ja siis ei ole mul mõtet teha neid, et mingi aeg ma panen pausile, võib-olla kunagi, kui viitsin edasi teha, võib-olla viitsi. Hetkel on plaan see, et mingi hetk ma lõpetan need ära, võib-olla Q2 tuleb neid videosid, sest et CBR-i videod on veel tulemata. Aga siis tõmbam kriipsu alla mingiks ajaks, panen pausile ja siis peab tegelema asjadega, sest et ma pean saama siin mingi asja ikka käima, et natukenegi raha hakkaks liikuma ja siuksed asjad, siis ma ei taha aega raisata videote tegemisele, mis hetkel mulle nagu mingit kasu ei too, selles mõttes mitte rahaliselt ja üldse nagu. Ta võtab mul lihtsalt aega ära ja ma ei saa tegeleda nii palju asjadega, kui ma tahaks. Kuigi ma proovin videosid teha hästi kergelt, et mulle võtaks vähe aega. Võtavad nad ikkagi liiga palju aega. Et jah, siis nii on. Vot, aga ma teen selle kohta nagu nii video, kui ma lõpetan ära, siis ma teen uue video, kus ma räägingi, et lihtsalt on nii praegu ajad, et ei ole aega raisata videote peale. Vot, davai, praegu korras. Tšau siis!